Maailma liidrid reageerisid raevukalt Iraani režiimi vastu. Pärast seda, kui rünnak Iisraeli vastu muutus ülemaailmseks ohuks ning pani valitsused, turud ja rahuläbirääkimised katastroofi ohtu. Esmaspäeval, 2026. aasta 8. juunil käskis Donald Trump Iisraelil ja Iraanil viivitamatult tulistamine lõpetada. Samal ajal kui Benjamin Netanyahu teatas, et Iisrael peatab tule ainult siis, kui Teheran lõpetab rünnakud. Ja kümned maailma liidrid murdsid vaikuse, mõistes hukka Iraani terrorirežiimi selle eest, et see tulistas rakette Iisraeli pihta ning hoidsid maailma endiselt hirmus suurema Lähis-Ida kriisi ees. Miks reageerisid nii paljud liidrid nii jõuliselt? Kuidas Trump ja need maailma liidrid sekkusid, et eskalatsiooni peatada? Ja mida nad saavad tegelikult ette võtta? Ma räägin sulle sellest kohe. Kui sulle meeldib selline otsekohene ja konkreetne sisu, siis kaalu tellimist, sest siin on iga päev selliseid videoid. Rünnak tuli Iraanist Iisraeli vastu ja vallandas rahvusvahelise reaktsioonilaine. Iisraeli suursaadiku sõnul Ameerika Ühendriikides, Yechiel, tulistas Teheran Iisraeli territooriumi pihta 11 ballistilist raketti. See polnud diplomaatiline müra ega väike provokatsioon. See oli Iraani režiimi otsene tegevus Ameerika Ühendriikide liitlasriigi vastu juba niigi pingelises olukorras, mida oli tõutanud Hezbollahi Liibanoni, sõjaväerajatisi ja hapraid läbirääkimisi puudutavad rünnakud. Donald Trump andis selge korralduse, sest ta teadis, et Iraan üritab rünnakut kasutada ülemaailmse surve avaldamiseks. Ameerika president ütles, et Iisrael ja Iraan otsivad kohest relvarahu ning kinnitas, et lõplikud rahuläbirääkimised on käimas. Samal ajal tegi ta selgeks, et Iraani vastane blokaad jätkub kuni lõpliku kokkuleppeni. Tõlgendus on lihtne. Netanyahu vastas toonil, millest Teheran aru saab. Iisraeli peaminister kinnitas, et Iisrael ründas Teherani terrorirežiimi, ütles, et olukord saadi kontrolli alla ja hoiatas, et iga uus Iraani rünnak saab tugeva vastuse. Iisrael ei tagane hirmust. Nad hoiavad vastust tagasi, sest Trump avaldas otsest survet, et takistada kriisi muutumist avatud sõjaks. Erinevus seisneb selles, et Netanyahu tegi selgeks, et kannatlikkusel on piir ja et järgmine rünnak võib Iraanile kalliks maksma minna. Ja Yechiel Leiter rõhutas, et Iisrael on hakanud sihikule võtma Iraani poolt kasutatavaid maapealne rakettide stardipaiku. Iisrael püüab tabada struktuuri, mis võimaldab uusi rünnakuid, lõigates režiimi võimekuse enne, kui uued raketid õhku lastakse. Sihtmärgiks on masinavärk, mis muudab poliitilise fanatismi sõjaliseks ohuks Iisraeli tsiviilisikute vastu. Euroopa Liit ei piirdunud ainult sõnadega, vaid kehtestas sanktsioonid iraanlastele, kes on seotud Hormuzi väinas laevaliikluse piirangutega. Kaja Kallas, Euroopa diplomaatia juht, ütles, et Iraani tegevus on vastuvõetamatu. Brüssel karistas 2 iranlast ja 1 revolutsioonilise kaardiväe mereväeüksust. Just siin hakkab Iraani režiim tundma eskalatsiooni tegelikku hinda. Kui Teheran ohustab mereliiklust, hirmutab see kaubandust, energiat ja rahvusvahelist julgeolekut ning vastus pole enam ainult sõjaline, vaid muutub majanduslikuks. Ühendkuningriik läks häireseisundisse, sest kriis mõjutab juba inimesi, kes asuvad kaugel Lähis-Idast. Keir Starmer nõudis kiiret tagasipöördumist relvarahu juurde ja ütles, et konflikt mõjutab kogu maailma, sealhulgas Ühendkuningriiki. Yvette Cooper nõudis samuti kohest pingete leevendamist ja ütles, et konflikti taas puhkemine Iraani ja Iisraeli vahel ei ole kellelegi kasulik. Briti sõnum näitab, et Iraani rünnak ei jäänud ainult piirkondlikuks probleemiks. Hispaania mõistis relvarahu kokkuvarisemise hukka ja Jose Manuel Alvarez ütles, et vägivalla juurde naasmine toob ainult rohkem kannatusi. Kanada jagas sama seisukohta. Anita Nandi rõhutas, et diplomaatiline tee on tee püsiva rahu, piirkondliku stabiilsuse ja ülemaailmse julgeolekuni. Isegi valitsused, kes tavaliselt valivad hoolikamaid sõnu, pidid reageerima, sest Iraani rünnak pani kõik silmitsi ebamugava tõega. Isegi valitsused, kes on piiripealses olukorras, ootavad siis, et maailm paluks teistel rahu säilitada. Katar püüdis tegutseda vahendajana ja teatas toetust jõupingutustele eskalatsiooni ohjeldamiseks ning laiemale kokkuleppele piirkonnas. Pakistan peaminister Shehbaz Sharifi kaudu kutsus üles mõõdukusele ja hoiatas, et uus vägivallalaine võib kaasa tuua talumatuid tagajärgi. Isegi valitsused, kes otsivad dialoogi, mõistsid, et Iraan mängis tulega.
Vaoshoidmine muutus prioriteediks, sest iga välja lastud rakett suurendab vea, kättemaksu ja uue rünnakute vooru riski. Turg sai samuti tunda Iraani ähvarduse šoki. Bensiin Ameerika Ühendriikides oli samuti osa poliitilisest survest. Riigi keskmine hind oli esmaspäeval $4,16 galloni kohta. See näitab, miks kriis on muutunud ülemaailmseks ohuks. Rünnak ei piirdu ainult sõjaväeradaritega. See mõjutab rahakotti ja transporti ja rünnak ei piirdu ainult sellega. Iraani režiim püüdis näidata end jõuna, kuid lõpuks kogunes tema vastu sein. Trump nõudis kohest relvarahu ilma blokaadi leevendamata. Netanyahu hoidis end tagasi, kuid ei loobunud vastamisõigusest. Leiter mõistis hukka 11 ballistilist raketti. Kaja Kallas muutis ähvarduse Euroopa sanktsioonideks. Kaja Kallas, Starmer ja Cooper hoiatasid ülemaailmse mõju eest. Al-Albares, Anand, Katar ja Pakistan hoiatasid ning kiirustasid plahvatust ohjeldama enne, kui Iraani režiim tõmbab piirkonna suuremasse kriisi. Nüüd on järgmine samm Teherani kätes. Kui režiim võtab hoogu maha, üritab Trump suruda lõplikke läbirääkimisi ja hoida survet kuni tegeliku kokkuleppeni. Kui režiim jätkab uute rünnakutega, on Iisrael juba hoiatanud, et vastab jõuga ja Euroopa Liit on näidanud, et võib sanktsioone suurendada. Iraan ei suutnud sellest juhtumist ohvrina väljuda. Ta jäi pigem ähvarduse allikaks, surve keskpunktiks ja režiimiks, mis pani maailma liidrid pärast Iisraeli ründamist valvsaks. Kriis jätkub, sest relvarahu sõltub käitumisest, mitte sõnadest. Mina olen Milson Alves, Global rahvusvaheliste suhete asjatundja ja minu eesmärk on hoida sind iga päev tõega hästi informeerituna. Uudiste lingid leiad video kirjeldusest. Pane sellele videole like, telli kanal ja vaata lõpus kommentaare, et olla veelgi paremini kursis. Para você ficar ainda mais bem engajado com a comunidade Milson Alves.